Quebec. Kohvikud, väikesed butiigid, kitsad tänavad ja kõikjal kostev prantsuse keel. Imelik ja huvitav paik, nagu oleks tulnud Prantsusmaa üle Atlandi ookeani. See kõik ei peaks olema iseloomulik Põhja-Ameerikale. Parim koht linna esialgseks vaatlemiseks on Laurentiuse jõe vastaskallas. Siia saab praamiga, mis väljuvad Quebecist iga poole tunni tagant. Quebec on ainus linn Mehhikos põhja pool, mis on täielikult müüriga ümbritsetud. Müürid ehitasid prantslased ja inglased kindlustasid neid peale vallutamist veelgi. Põhiosa ajaloolisest linnast asub seespool müüre, ülemises linnas. Müür ümbritseb kogu vana linna ja ta pikkus on ligi 5 kilomeetrit. Saabudes Quebeci võeti meid vastu sõjaväeliste auavaldustega. See on muidugi nali. Tegelikult toimus linnas parajasti mingi suvefestival ja keskaegne sõjaväelaste livistus oli programmi üks sõudest. Üle linna kõrgub peamine huviobjekt, Loss Château Frontenac, oma keskaegsete tornide ja frontoonidega. Lossi roheline katus on tehtud vasest. Siin asus Uus-Prantsusmaa, nagu Quebeci algselt nimetati, sõjalis-administratiivne keskus. Samuel de Champlain, kes asutas Quebeci linna 1806. aastal, ehitas Lossi esimese hoone, mis asus samal kohal. Kaasaegne hoone on juba 3. ja seda dateeritakse aastaga 1893. Praegu tegutseb siin luksushotell. Teda on külastanud paljud kuulsused, alates Rooseveltist ja Churchillist teise maailmasõja ajal ja lõpetades Inglise kuninganna Elisabethiga. Lossist mitte kaugel on end sisse seadnud Prantsuse kvartal Quebeci Montmartre. Pisikest ja kitsast tänavat Rue de Trésor võib pidada Quebeci kunstialleeks. Siin müüvad oma teoseid kohalikud kunstnikud. Kui aega on, võite lasta maalida ka endast portree. Otse tänaval esinevad antekad artistid, lauljatest kuni tänava moosekantideni, mitmesuguste muusikariistadega. Peale jalutuskäiku linnas otsustasime einestada tuntud restoranis Anciens Canadiens. Vanalinnas asub ka Notre Dame'i katedraal. See kirik on üks vanimaid Põhja-Ameerikas. Ehitatud on ta 1647. aastal. Kiriku all asuvad hauakambrid, kuhu on maetud sadu omaaegseid tähtsaid inimesi.
Mitte kaugel müüridest asub ka Quebeci parlamendihoone. Muljetavaldav on hoone ees asuv skulptuurigrupp. Parlamendihoone tagant aga algab tükike Pariisi Kanadas. Suurepärased alleed ja majad, lõputu hulk restorane ja klubisid. Kohalikud nimetavad seda paika Elisee väljadeks Quebecis. Abrami tasandiku kõrval, kus toimus kunagi Quebeci saatuse otsustanud lahing inglaste ja prantslaste vahel, asub Jeanne d'Arci aed. Siin asuva ausamba maksis kinni üks USA abielupaar, kes väitis end olevat armunud Quebeci. Quebeci linnas on väga palju parke. Üks neist, Montmorency park, asub jõe kõrgel kaldal all linna kohal. Siin asus kunagi võimas kaitseliin, millest annavad tunnistust vanad torudega jõele suunatud kahurid. Juba tehtud. Kohe siinsamas asub ka postimaja. Tähelepanu vääriv on selle ees seisev skulptuurigrupp. Ülalinnast alllinna jõudmiseks on kaks võimalust, funikulöör ja omad jalad. Meie valisime teise võimaluse. Läbi Prescotti värava ja mööda treppe laskusime linnaossa, mida kutsutakse Petit Champlain. Kitsad tänavad, vanad väga korras majad, suveniiripoed ja välikohvikud. Täielik Lääne-Euroopa. Ja igal pool turistid. Linnas ise elab 500 000 inimest, kuid aasta jooksul külastab teda 4 miljonit turisti. Korraga on meie ees suur pilt. See on ühe hoone seinale maalitud fresko, mis kujutab kunagiste tavaliste linnakodanike elu ja tegemisi ühes majas. Samal tänaval asub ka Quebeci aladel elanud 5 indiaani rahva kunsti tutvustav galerii kauplus. Plats Royal. Viibides Plats Royalil võib öelda, et just selles kohas sai alguse Quebeci linn. Siia ehitas Samuel de Champlain oma esimese elamu 1608. aastal. Omal ajal oli siin nii turuplats kui ka hukkamispaik. Platsil asub kirik Notre Dame de Victoire, mis on Põhja-Ameerika vanim kivikirik, ehitatud 1688. aastal. Plats Royalest mõnekümne sammu kauguselt leiame teise tohutu fresko, mis kujutab Quebeci elanikke ja nende tegevusi. Festivali esinejad andsid kontserte nii tänavatel kui ka suurtel lavadel.
Festivali pidustused jätkusid täie hooga ka hilja õhtul. Melu ja möll niinimetatud Quebeci Elisee väljadel kestis varaste hommikutundideni. Viiskümmend aastat tagasi kinnitas 90% quebeklastest, et nad on praktiseerivad katoliiklased. Tänaseks on see näitaja langenud 20%. Kunagist usu tähtsust näitab ka fakt, et Quebecis on 79 kirikut. Seega on nende juurde sattuda väga lihtne. Avatud on nad üsna varakult ja miks siis mitte vaadata neid ka seestpoolt. Minu tähelepanu köitis üks huvitav tornidega vanem ehitis, relvapalat. Seega siis muuseum. Selle ees haljasalal seisab aga mälestusmärk esimeses ja teises maailmasõjas ning Korea sõjas langenud sõduritele. Peale võitu prantslaste üle pidid inglased oma võimu ka kindlustama. Nii otsustasidki nad ehitada kindluse tsitadell. Koht valiti hea Laurentiuse jõe kõrge vasakkallas. See tsitadell on Põhja-Ameerika suurim fort ja ta tegutseb ka tänapäeval. Tsitadell on ka üheks Kanada kindralkuberneri ametlikuks residentsiks. Teine residents asub pealinnas Ottavas. Kuberneri määrab Inglise kuninganna. Iga 24 tunni tagant toimub siin kuningliku 22. polgu vahtkonna vahetus, nii nagu ka Londonis. Kella 10–11 võib jälgida, kuidas prantsuse keelt kõnelev polk järgib Inglise traditsiooni. Osa tsitadellist on muudetud muuseumiks. Tsitadelli territooriumil võib näha mitmeid lahingumasinaid. Ühes hoones on välja pandud ekspositsioon, mis tutvustab Quebeci sõjalist ajalugu üldse. Jättes Quebeci selja taha, võtame suuna linnast välja põhja poole. Sõidame mööda Laurentiuse jõe vasakut kallast ja 15 minuti pärast jõuame paika nimega Parc de la Chute Montmorency, Montmorency koseparki. Vaatepilt on võimas. Üle Kaljuserva langeva veeseina kõrgus on 83 meetrit, mis ületab Niagara juga tervelt 30 meetriga. Ületades Montmorency jõe enne suubumist Laurentiuse jõkke, otsustame ronida üles kose juurde paremalt poolt mööda treppe, kus on muide 487 astet. Ületada rippsilla ja laskuda vasakul poolt funikulööriga. Seega, let's go!
vaated, mis ülalt avanevad, on meeldejäävalt kaunid. Näha on Orleansi saare rohelised metsad, päikeses sädelev Laurentiuse jõgi ja eemal silmapiiril Quebeci linn. Kuid kõige meeldejäävam on siiski kosk ise oma võimsa veemassiga ja langemise kohinaga. Kosest tormab alla selline tohutu veemass, mis täidaks 1 sekundiga 1000 vanni. 19. sajandil kasutasid kohalikud elanikud Kose võimsust elektrienergia tootmiseks. Saadud elektriga valgustati igal õhtul paar tundi Chateau Frontenaci ümbrust. Juulis ja augustis korraldatakse siin kolmapäeviti ja laupäeviti rahvusvahelisi ilutulestiku võistlusi parima pürotehniku tiitlile. Seekord võitis Itaalia. Piki jõekallast edasi sõites jõuab imeliku nimega väikelinna. Prantsuse keeles tõlgituna tähendab see Püha Anne ilusad aasad. See on Põhja-Ameerika suurim palverändurite paik. Igal aastal külastab seda linnakest 2 miljonit palverändurit. Peamine vaatamisväärsus siin on Pühale Annele pühendatud katedraal. Kiriku altari kõrval asub ka üks paremaid Michelangelo Madonna kuju koopiaid. Originaal ise asub aga Vatikanis. Esimene kirik ehitati siia juba 1658. aastal. 1923. aastal ehitati aga uus romaanistiilis praegune kirik, mis on juba 5. Selles asuvad pühakute kujud ja reliikviad. Katedraali ehitusel ei ole säästetud ei vaeva, aega ega ka raha. Ehitus on aga tõesti ilus ja suursugune. Kui Quebecis tulid võimule inglased, oli 95% elanikest katoliiklased. Inglased pidid otsustama, kuidas suhtuda Prantsuse katoliiklikku enamusse. Lõppude lõpuks võtsid nad vastu oma kõige liberaalsema seaduse 18. sajandil. Osaliselt aitasid sellele kaasa ka konkreetsed sündmused. Nimelt puhkes Briti-Ameerika kolooniates ülestõus. Et mitte sõdida korraga nii põhjas ja lõunas, oli vaja garanteerida Quebeci lojaalsus. Seepärast sõlmitigi prantslastega kokkulepe, millega tagati neile katoliku usk, Prantsuse seadusandlus ja prantsuse keel. Kiriku kõrval väljas asub ka muuseum, mis tutvustab Püha Anne elu. Kuigi ta oli Neitsi Maarja ema, ei ole piiblis temast kirjutatud sõnakeski, nagu väidavad uurijad. Muuseumis saab ka infot 300 aastat vana palverändamise kohta siia paika. Usu või uskumise jõudu kinnitavad sissepääsu juurde sammastele jäetud kargud. See tähendab, et paljud kirikusse tulnud vigased on tänu Pühale Annele määratud palvetele lahkunud siit omal jalal. Mine ja võta kinni, palju siin on tõtt ja palju legendi.
Suure uue kiriku kõrval üle tee asuvad 2 varasemat kirikut, üks kivist ja teine puust. Nende taga mäenõlval on aga pronksi valatud Jeesuse viimne teekond Golgata mäele. Skulptuurgruppe on kokku 14 ja igaüks neist kujutab mingi stseeni sellest teekonnast. Siin toimub kohtumõistmine Jeesuse üle. Jeesusele antakse rist selga. Jeesus kukub esimest korda. Jeesus kohtab oma haiget ema. Jeesus sunnitakse edasi liikuma. Veronika pühib Jeesuse nägu. Jeesus kukub teist korda. Jeesus räägib Jeruusalemma naistega. Jeesus kukub kolmandat korda. Jeesusel võetakse riided seljast. Jeesus naelutatakse ristile. Jeesus sureb ristil. Jeesus võetakse ristilt maha. Jeesus pannakse hauakambrisse. Jätkates oma teekonda Piki jõge möödume Püha Anne mäest. Sellel mäel tegutseb talviti tuntud suusaspordikeskus. Ja siit juba mitte kaugel asuvad Jean-La-Rosée kosk ja kanjon. Teadmikes seda kohta eriti ei reklaamita, kuid kui juba kord siia satute, siis tasub üks tubli ronimine, turnimine end kindlasti ära. Meie laskusime kõigepealt kanjoni põhja. Kahjuks ei oska öelda, kui suur on siin kõige kõrgema ja kõige madalama punkti vahe. Kuna täpset arvu ei tea, siis ei hakka ka midagi pakkuma. Mingi ettekujutuse kõrgustest, ma arvan, saate filmi vaadates ise. Pärast mõningat puhkust alustasime taas ülesronimist. Tegelikult kujutab see koht endast tervet koskede kaskaadi. Langev vesi on süvendanud koskede alla väikesed basseinid. Neis on mõnus ujuda, kui ei karda külma vett. Julgemad kasutavad neid basseini kohti kaljudelt alla hüppamiseks. Tahtsin ka teha kerge supluse, kuid seekord jäi asi katki. Pealegi olnud ma ainuke, kellele tundus vesi külmana. Vähemalt alguses. Erinevatel kõrgustel asuvatelt looduslikelt platvormidelt avanevad üle kanjoni pilku peitvad vaated. Peale koske ja kanjonit jätkus teekond Piki jõge kuni asulani nimega La Malvaia. Seal pöörasime otsa ümber ja asusime tagasiteele Quebeci poole. Tee äärde jäi uhke hotell nimega Richelieu. Otsustasime teha siin väikese peatuse, et puhata ja hoone üle vaadata nii seest kui väljast.
maja kujutabki endast tegelikult tõelist lossi. Kuna jõgi on hotelli kohal juba üsna lai, siis võib siin sageli näha ookeanis kohale ujunud vaalasid. Nende vaatamiseks oli kaldapealsele paigutatud terve pikk rida mugavaid toole. Viimase kohana enne Quebeci tagasijõudmist külastame veel Orleani saart. Orleani saar. Kui olete juba siia kanti sattunud, peate kindlasti külastama ka Orleani saart. Sinna pääseb üle silla Montmorency lähedalt. Põldude avarus ja kaunite külade miljöö. See on koht, kuhu tahaks põgeneda kogu suveks linnalärmi eest. Saar on suur põllumajanduspiirkond ja Quebeci linna kaubaaed. Linna värske puu ja köögivili tulevad just siit. Hooajal on kogu saar üle ujutatud maasikatest. Saarel toodetakse ka mitmeid siidreid, veine, likööre ja muidugi alkoholivaba nektarit, vahtrasiirupit. Kui teile meeldib vahtrasiirup, siis peate tulema just siia, sest 75% maailma vahtrasiirupist toodetakse Kanadas ja just siinsetes metsades. Ja olgu öeldud, et siirup ei ole ainus toode, mida vahramahlast tehakse. Kas olete kunagi mõelnud, miks on just vahtraleht Kanada sümbol? Aga seepärast, et suurem enamus maast on kaetud vahtrametsadega. Tänapäeval kogutakse vahramahla süsteemselt. Maht voolab torude kaudu ühte kohta kokku, kus teda siis töödeldakse. 1 liitri siirupi valmistamiseks kulub 50 liitrit mahla. Külastame talu, mis asub Ameerika vahtra metsade keskel ja kus valmistatakse siirupit vanal iidsel moel. Seda meetodit kasutasid juba 500 aastat tagasi indiaanlased ja esimesed Prantsuse asunikud. Igal kevadel algab see protsess mahla kogumisega. Selles metsas näiteks kogutakse üle 3000 pangetäie mahla 2 korda päevas, kui temperatuur seda lubab. Tavaliselt aga 1 kord. Igal korral saadakse ühelt puult peaaegu 4 liitrit mahla. Pärast mitmetunnist keetmist muutub mahl siirupiks. Kõige tähtsam selle protsessi juures ongi õigel ajal lõpetada keetmine. Siirupi kvaliteeti hinnatakse maitse järgi. Värvuselt võib see varieeruda heledast tumedani. Üldiselt peetakse siirupit siinkandis vedelaks kullaks ja see peab olema alati söögilaual.